Tere head kuulajad, käes on 23. veebruar 2026 aasta Geeniuse digisaates on Ants Lõugas. Meil on Glen Pilvre ja Meelis Väljamäe ka stuudios ja räägime täna sellest, kas ja kuidas peaks Eesti monitoorima meie omavahelisi vestlusi, et kurjategijaid püüda. Räägime sellest, et milliseid uusi lahendusi on tulnud välja telefonipettustega võitlemiseks. Meil on nagu ikka AI rubriik, kus te saate teada, mida uut on nädal aega AI maailmas juhtunud. Ja siis saate lõpus võib-olla ka üks 4-rattaliste ülevaade, mis täna vaatab seda, et 6 nurga alt. Selline saade tuleb. Tere, alustame siis võib-olla sellise keerulise Euroopa Liidu seadusandluse teemaga. Me pidevalt üritame silma peal hoida ja keerulisest teemast läbi närida ise, et ka teil oleks lihtsam aru saada. Chat control on siis selline lühi nimetus sellisele seadusandluse plaanile, mis Euroopa Liidus on juba väga tükk aega keerelnud. Pole kunagi saanud piisavat heakskiitu, et kehtestada, mille mõte on siis suhtlusplatvormide, äppidel inimeste sõnumeid teha jälgitavaks, et paremini tabada kurjategijaid. Kogu plaani nõrk koht on see, et kui sa juba ehitad kuskile viisi, kuidas sõnumeid pealt kuulata, siis keegi ei oska garanteerida, et kas sellele pääsevad ligi ka need, kes ei tohiks üldsegi pealt kuulata, kas ausalt inimeste sõnumid on pealt kuulatavad või mitte. Nüüd on siis Eestis asi nii kaugel, et Eesti 200 ministrid ütlevad, et meil nagu seda chat control'i toetust ikkagi ei ole, Eesti seda ei toeta, mis peaks käskima internetiteenuse pakkujatel luua tagauks või siis pealtkuulamise võimalus. Aga samas natuke nagu midagi me toetame ka. See ei ole üldse väga selge kokkuvõte minult, ma tean. Me toetame määrust. Ja siseminister ütleb, et Eesti toetab määrust, on siiski valitsus vastu jälgimiskohustusele. See ongi niivõrd segane, et mis on siis muutunud? Muutunud on nüüd see, et kui seni oli nagu rõhuasetus sellele, et kõik platvormid peaks kohustuslikult siis oma krüpteeringusse sisse vaatama, siis nüüd toetatakse selle eelnõu muudetud versiooni, mis lubab suhtlusplatvormidel teatud juhtudel kasutajate sõnumeid vabatahtlikult skaneerida. Ja sellest ausõttes, mul on puudulik haridus selles osas, aga mina ei saa üldse aru, kuidas saab mingisuguse seaduse või eelnõuga midagi vabatahtlikult sundima skaneerima või mitte. Et need asjad nagu ei mahu hästi ühte lausesse, et kui mul on vabatahtlik, siis ma ei pea ju seda tegema või on kusagil ridade vahele jäänud mingi asi. Ma arvan, et siin on väga palju ridade vahel ja ega me tegelikult lõpuks nagu ei teagi, mis on alguses selle heaks kiidetud määrusega tulemas ja milleni see lõpus laieneb, et kui ka alguses öeldakse, et mingit kohustuslikku skaneerimist ei tule, et kellegi sõnumeid automaatselt ei kontrollita selle üle, et kas seal toimub kuritegevus, siis see ei tähenda, et see laienemine võiks tulevikus tulla juurde. Ja igal juhul on positiivne see, et sellest lausjälgimisest on vähemalt nagu sõnades astutud ikkagi saame tagasi. Sest et probleem kui selline on muidugi täiesti mõistetav. Me keegi ei tahaks, et seal lapsi ära kasutatakse ja mingid perverdid seal karistamatult ringi hullavad. Aga selle nimel eeldada, et kõik on perverdid, on ka natukene halb, et sealt ongi see piir nüüd nihutatud tagasi, aga ikkagi jääb see sama küsimus, et kui meil on sõnumirakendus, mis on siis niinimetatud ots.punkt krüpteeritud, ja siis ei saa mingil juhul sinna sisse vaadata ja nüüd kui öeldakse, et vabatahtlikult ikkagi peaks sinna saama sisse vaadata, siis see nüüd tähendab põhimõtteliselt 2 asja. Variant A, kas seda ots.punkt krüpteeringut pole või variant B, et me vaatame sinna sisse ennem seda otsa, et muidu ei saa ju seda teha. Ei siis ei ole ots.punkti. Kui sa vaatad enne otsa, siis ei ole ots.punkt krüpteeringut. Ja teine küsimus on ka see, et see ots.punkt krüpteerimine on selline hea sõnakõlks, mida tõlgendatakse, ma saan aru, et tegelikult tehniliselt on seal üks nii-öelda siis definitsioon, aga tegelikult nii-öelda teenusepakkujad kipuvad seda tõlgendama väga erinevalt ja mõned ongi öelnud, et et kui see on ikka sinu seadme, siis ta meil ei pea olema nagu nii krüpteeritud, eks ole, et täpselt see, millele Hans praegu vihjas. Aga iseenesest minu küsimus, mis mul tekkis kohe on see, et kas siis võib juhtuda, et see on tegelikult niimoodi, et kui jäetakse teenusepakkujale nii-öelda võimalus vabatahtlikult neid sõnumeid lugeda, kas siis see vabatahtlikkus võib tegelikult olla kuskil niimoodi, et nii-öelda kuskil on mingisugune
tagatoa kokkulepe, et tegelikult nad peavad siis need vabatahtlikult loetud sõnumid ka riigile edastama, et kas seal see ei ole nagu selline workaround, et tegelikult kõik lugeda ka riigi poolt on ju, või riikide poolt. Me ikkagi jõuame põhimõtteliselt välja selle aruteluga alati tegelikult ühte kohta, et kus on see tasakaalupunkt sellise kontrollimise, avaliku turvatunde ja kõige muu vahel. Ehk et me ei libiseks sealt lihtsalt üle, see ongi väga oluline, et selles mõttes, kui toimub laus jälgimine ja lõpuks inimesed kõik kardavad seal öelda juba mida iganes, siis on see selgelt valesse kohta nihkunud, aga teistpidi, kui seal ka saavad toimetada igasugused tüübid, keda oleks vaja hoopis isoleerida ühiskonnast, siis on see ka vale. Nii et ma ei taha üldse öelda, et tegelikult et see algatus oleks kuidagi pidi halb, et seal võiks olla tõesti mingisugune kontrollmeetod, aga väga raske on leida seda kohta siis niimoodi, et see tasakaalupunkt ei kukuks ühest kohast teise, ehk et tõepoolest siis oleks nagu nii-öelda hälvikutel hirm jääda vahele, aga teistpidi normaalsetel inimestel ei ole kartust, et nemad ei tohi siis avaldada oma arvamust, et see on väga keeruline joon, mida leida ja seal on see tehniliste asjade rägastik, seal on seaduste rägastik, siis on seal erinevad inimesed ja võib-olla lõpuks keegi ei saa täpselt aru, kes räägib nüüd august aia sees ja kes räägib parajasti aiast, aga tore on ikkagi, et räägitakse. Ja no seda küll ja just, et ja Eesti ministritelt on ka sõnum, et me ei toeta seda, aga me toetame määrust, aga siiski me ei toeta seda jälgimiskohustust, nii et no segane lugu. Sellega lihtsalt paralleeliks mulle üks hiljutine uudis ka, mis ei haaku nüüd otseselt sellega, aga mis astub jälle ühe suure sammu sellise lausjälgimise poole ja muidugi on see hea teema liiklus, kus me kõik saame jälle vanduda ja sõimelda. Ma lugesin kuskilt mingit algatust, et nüüd hakatakse droonidega kontrollima, kas autojuhid sõidavad kollase tulekülje ristmikku. Ja no see tundus küll niimoodi, et no täiesti halloo, et see on nüüd õpiku näide täiesti idiootsest lausjälgimisest, kuhu ressurssi hakata kulutama. Võib-olla natukene võiks olla seal mingisugune vabandus, kui nad hoopis selle kollase tule asemel jälgiksid seda, et kas inimesed roolis telefonis istuvad. No, see on nagu päriselt suur probleem. Kuigi ma sel juhul ka nagu veel siis lausjälgimist ei toeta, aga lihtsalt see on nagu päriselt surmaga juhtunud õnnetusi põhjustav asi. No ja, aga eks see on ka selline libe tee, et võib-olla keegi näpib telefoni asemel autos hoopis midagi muud ja jääb ka sinna kaamerasse. Nii et tegelikult see lausjälgimine kui selline on ikka üks väga paha asi ja mingisugused algatused, et mingid droonid sumisevad meie kohal ja meid lausjälgivad kollaste tulede ja millega iganes. On ikka nagu täiesti absurdne algatus, et selles valguses on hea, et selle chat-kontrolli koha pealt on tõmmatud ikkagi paar sammu praegu tagasi ja nagu mingi mõistuse hääl seal taga ka paistab. Aga mis siis, kui droonid jälgiksid seda, et kas sa oled parasjagu tegemas ülekannet telefoniga Ukraina kõnekeskusesse või mitte? See on samasugune lausjälgimine. Võib-olla droonid aitaks, no igatahes selles valdkonnas oli viimasel nädalal siis väike teosammukene või ütleme kukesamm või tibusamm või no mis samm te tahate oleks, mis on hästi väike, aga ikkagi on edasi. Et Swedbanki mobiiliäpis näiteks keelati ära see, et ülekannete tegemine ei ole võimalik siis, kui sul on kõne pooleli. Kui sul teed selle äpi lahti, hakkad makset tegema, siis äpp lihtsalt ei luba, kuna sul on telefonis kõne pooleli, mis peaks siis otseselt aitama selles stsenaariumis, kui on sul keegi üritab pumbata raha välja mingi pettusega kõne ajal. Kõne kaudu. Iseenesest kasulik lahendus ja minu arust Google Androidis teeb ka mingit taolisi asju, nagu et seda saaks lihtsalt teha, vähemalt oli võib-olla see kasutab ka seda võimalust. Aga muidugi see on ainult mingid uuemate Androidi versioonid ja nemad ilmselt teevad selle kuidagi üldiselt kõigile. Aga siin on jällegi see sama jälgimisteema, eks ole, et see tähendab seda, et Swedbanki äpp peab saama ligi minu telefoni, kõnelogidele, telefoni rakendusele nii-öelda, eks ole. Ta ei pea kõnelogidele saama. Telefoni kõne on... Staatusele nii-öelda, jah. Aga teades, kuidas Android töötab, siis tihti on asjad ühes puntas. Lihtsalt, et mis need õiguste, kui täpsed need õigused on, eks ole. Aga see selleks, see ilmselt ei ole tegelikult suur probleem. Tõsi ta on jah, et põhimõtteliselt ta võib siis justkui kuulata ka pealt seda kõne, aga no teistpidi vist Google võib kõnet vist pealt kuulata niimoodi, et meist keegi enam ikka arugi ei saa. Lihtsalt küsimus on pigem selles, et see oli nagu selle eelmise lausjälgimise jutu jätkuks, et kindlasti on terve hulk inimesi ja vandenõuteoreetikuid, kellele see kohe abluse saab hakata. Swedbanki äpp on üks nii-öelda pank ainult, kas mitte ei ole pudelikael või ütleme see, kust kõik läbi läheb, on Smart ID. Kas teie, kujutage ette stsenaariumit, teil on kõne pooleli
tahate Smart ID-ga tuvastada ennast ja allkirjastada. Kas selle võiks ära keelata või mitte? No ilmselt juhtub seda täna üksjagu kõnede puhul, minu kas või panka helistades nõutakse seda. Nad ju saadavad sulle, isegi ütlevad telefonis sulle Smart ID selle koodi ja sa pead ennast tuvastama, kui seda tuvastada, eks ole. Mis on nagu täpselt see, et ühest küljest me ütleme pettuste vältimiseks, ärge kuskil kõnede ajal ennast tuvastage. Ja samas on see pankade tavaline nagu selline protseduur, et inimesi tuvastada Smart ID-ga kõne ajal. Ma ei imesta, et inimesed on segaduses ja teevad nagu vigu. Ma üldse ei pane seda ei hida ette nagu. Just, aga siin ongi jällegi, siis tekibki küsimus, et aga mida siis teha? Selles mõttes, et kui ma helistan ja pangal on vaja teada, kas see inimene on õige inimene, eks ole, siis... Ma tead, mis teha? Ma pakun välja neile lahenduse. Mine kontorisse. Ei, see alati ei ole ainult, aga kontorid ei ole enam, pannakse kinni, kõik on koondatud ja AI on. Aga lahendus on see, Swedbank saadab sulle Swedbanki äppi teavituse ja see ei tule kuskile X kohta, kui sul on Swedbanki äpp turvalisest kohast, usaldusväärsest allikast ja siis sa lähed sinna notification'i teavituse peale ja tuvastad ennast. Logid sinna äppi sisse. Ma kipun praegu hoopis kalduma sellise arvamuse poole, et tore on, et tehakse selliseid algatusi ja me oleme vist ise ka arvanud, et hea oleks, kui selliseid piiranguid justkui tehakse, aga lõpuks leidlik loll leiab ikka võimaluse. Ja kui ikka inimene on otsustanud, et nui 4 ta viib oma pangakaardi nüüd pangaautomaati isegi siis, kui teda sinna ei lasta või tähendab pakiautomaati, siis ta läheb ja viib. Et ükskõik, kuidas sa tahad seda takistada, nii et selle loo moraal on ikkagi see, et kui keegi niimoodi ära tinistab selle Natalja Ida-Virumaalt. Muide, just hiljuti tuli uudis, et neid jutumärkides Nataljasid oli seal päris mitu olnud, kes siis ühel päeval oma 180 000 eurot jälle ja kusjuures ka vist mingisugused 100 000 rublad olid neil ka muide kapis. Kõik need ära andsid, et kui ikkagi inimene on veendunud, et ta nüüd peab seda tegema, siis mul on tunne, et ükskõik kui hästi pank prooviks teda kaitsta, siis see ei olegi võimalik. Aga lõpuks igavesti nagu lõpuni ei saa, jah? Just, mingi inimese vastutus jääb. Aga seda saab kindlasti teha nii-öelda, et see vähemalt klapiks, mida me ütleme inimestele, et kas ma kasutan Smart ID-t kõne ajal või ei kasuta. Et kui see klapib, et mõnikord kasuta ja mõnikord ära kasuta, no siis kuhu me tahame jõuda? Just oli siin meedias sel nädalal mingi uudis, kus klient vaidles LHV-ga teemal, et tema pangakaarti kasutati mingite ostu tegemiseks, mida ta väidetavalt ei ole teinud ja pank ütles, et nemad näevad, et inimene ise on need oma PIN-koodidega või mingid asja kinnitanud, eks ole, nii et oligi vaidlus, kas siis tegelikult nagu inimene on kuskilt need andmed lekkima läinud, mis ei ole nagu nii-öelda, mis peaks olema inimese käes, mis ei ole nagu kaardi peal kirjas, eks ole. Ja, nii see on, kui ka tõesti kusagil süsteemis on juba mingisugune agent möllab jutumärkides on asi halb, aga mulle meenub ka enda minevikust kunagi vist, kui ma sain võrgust sõnumi, et ma olen mingisugusesse ennustusportaali nüüd tere tulnud ja iga nädal hakkan maksma mingi 2 eurot ja vaatama ennustusi ja siis Elisa ütles ka mulle, aga et ma olen ise käinud selle lehekülje peal ja öelnud ju, et jah, mulle sobib. No ma ei olnud selle lehekülje peal käinud ja võta see kinni, kes seal siis minu eest käis või kuidas see käis. Nii et ikkagi sellised võimalused on ka tõesti olemas, et keegi saab sinu andmeid kuidagi möllab sinu kaardiga, numbriga, vajutab kusagile, kus sa tõesti ise ei vajuta, aga ikkagi need inimesed, kellelt see raha praegu ära võetakse ja panga ülekandid tehakse, nad ikkagi ise kinnitavad seda oma koodidega ise. Nii on. Ütleme ainult, et ärge kinnitage, kui vähegi saate. Läheme siis AI rubriiki või? Nädal on mööda läinud ja... AI rubriik on väga tihe olnud, jah? On tihe, jah. Ütleme niimoodi, et kui mingi aeg oli juttu, et tuli välja uus Android ja tuli uus iOS või tuli Windowsist uus versioon, suured asjad on ju ja nüüd on need, mulle tundub, et natuke samasugune järjehoidmine, et kuule, kas sul on juba Gemini 3 või 3.1 või kas sul on see Claude Sonnet 4.5 või 4.6, et need siit tuleb väga riburatapidi. Ehk siis 2 uut mudelit tuli välja selle nädalal, Gemini 3.1, Sonnet 4.6 ja mõned neist, osaliselt on lihtsalt kiiremad, targemad ja teised teevad ka uusi asju. Ma saan aru, et Glenn, sa vaatasid seda, mida Gemini 3.1 nüüd on õppinud juurde tegema. Tõesti, kui sa nendest versioonidest räägid, et nende juurde võib-olla algusest tulleks, ta natuke juba kipub ka olema sinna võtta üks ja viska teist valdkonda, sest eks nüüd inimesed kõik, kes kasutab Geminit, kes seal midagi muud, Claude, Anthropic, eks ole, kõik need nimed käivad lihtsalt kogu aeg läbi. Võib-olla paljud ei teagi täpselt, mis versiooni nad kasutavad, et ChatGPT puhul vist oli 5.2 või ilmselt võib-olla millalgi hiilib see sinna kusagile natuke ülespoole. Et lõpuks tava kasutaja jaoks
ei pruugigi ju enam see versiooni uuendus suurt midagi tähendada, see ongi tegelikult suhteliselt märkamatu, et oleneb, mida inimene selle mudeliga parajasti teeb. aga kui ta lihtsalt küsib pitsa retsepti, siis kui seal juba liimi ei ole komponentide hulgas, siis ei ole tal eriti vahet, millise mudeliga ta räägib. aga tõepoolest Gemini 3.1 nüüd on saanud juurde ka muusikageneraatori, et kui seni olid siis videod ja pildid, nüüd võid ka vabalt öelda, et tee mulle lugu, nii et selgelt Google on seda muidugi varem oma AI Labs nagu egiidi all ka toonud ja avalikkuse ette vähem või rohkem, aga see on ikkagi olnud kuidagi katsetus ja selline nagu natuke nurgatagune pehmelt öeldes, et täna ikkagi on Suno number 1 meile, kes selle muusikaga möllab. Aga tõepoolest huvitav oli see, et sa saad nüüd küsida mis iganes stiilis lugu, paneme võib-olla saate lõppu siin ka paar lookest, siis võite ise hinnata, kuidas digisaate teemadel Google muusikat tegi. Et mis on märkimisväärne, et see on tõesti puhta heli kvaliteediga, et need Suno teeb ka täna väga hästi juba muusikat ja võimalusi on ju mustmiljon. Aga võib-olla sa kohati kuuled sellist teatavat, mitte veel võib-olla, sa saad nagu aru, isegi kõrvaga natuke sa ei pea mingit spektrograafidega lähenema, et seal nagu midagi on kahtlast. Siis tõepoolest see Google'i algoritm, kes praegu teeb siis 30-sekundilisi klippe, ta ei tee pikemaid ja sa ei saa seal midagi loomulikult otseselt nagu muuta. Sa võid küll öelda isegi sõnu ja kõike igas keeles, mis iganes stiili ja siis sa saad sellise 30-sekundilise klipi. Aga see on tõesti nagu hirmuäratavalt puhas. See nagu kostubki niimoodi, et on ikka hääl ja siis on pillid ja siis on veel midagi, mis muusikas ikka on. Ja need kõik olekski nagu päriselt pandud siis kokku, mitte niipidi nagu oleks keegi võtnud selle valge müra ja sealt siis skalpelliga nüsinud valed sagedused välja, kuidas tegelikult see muusikageneraatori töötab. Ta töötab nii-öelda tagurpidi. Et Suno puhul ongi seda nagu natuke kuulda, et ta on küll võib-olla hästi arranžeeritud ja selline äge ja komponeeritud, aga võib-olla helipilt ja nii puhas. Google on astunud sellise huvitava sammu, see on nüüd seal sees ja eks see ilmselt selgelt meile näitab, et aeg ei peatu, et võib-olla muutub ja ilmselt mitte võib-olla, vaid kindlasti läheb see järjest põhjalikumaks ja ägedamaks ja neid võimalusi tuleb juurde, et see oli nagu ainus suurim asi, mida mina selle 3.1 puhul nagu aru sain, et ega ma mingid rohkem nüüd ei hakanud katseid seal väga teaduslikult tegema, 3 versus 3.1. Mul on nagu see, vaat sa ütlesid, et ega inimene ju tänapäeval ei jälgi ja ei peagi jälgima, mis pagana mudeli versioon tal on ja sellega ma olen nõus, aga vahe on selles, et enamikel või kõikidel nendel suurtel teenusepakkujatel kuidas ma ütlen, on kiire ja tark režiim. Et on pro ja siis on see nagu veidi rumalam mudel, aga mis teeb kiiremini odavamalt, annab sulle vastuse. Küll pean vist ütlema, et ChatGPT täna valib seda automaatselt, et Gemini puhul saad sa küll ise öelda, et kellega sa suhtled. Näiteks ChatGPT teeb automaatselt, valib sulle kõige nii-öelda selles tavalises chatis. Google'i puhul sa siis valid ja Claude'is on samuti, ma valin seda ja minu arust see on suur asi, et see Gemini 3.1 Pro on nüüd väga, väga võimekas Google'il. Ja juba enne mul tundus, ütleme, Gemini ikkagi nagu väga tugev kandidaat esikohale. Aga ma olen ka väga suur Claude'i fänn viimasel ajal ja nüüd tuli siis välja see Sonnet 4.6, mis ei ole see nii-öelda see tark, see supertark mudel, see on Opus, mis võtab hästi palju, kasutab sinu litsentsi ja vaid on see nii-öelda tavaline mudel, aga see on nüüd läinud nagu targemaks selle kiire ja selle hästi targa mudeli suunas astunud. Ja see on nagu huvitav, et sa justkui nagu kasutad vähem oma litsentsi või oled selle odavama mudeli peal, aga tegelikult see on veel targem ja vastab sulle kiiresti ja täpsemalt. Aga need kõik on praegu sellised, kuidas öelda, on suur mingi mõõdikute benchmarkide tabel ja seal on mingi protsendid ja siis igaüks on läinud natukene targemaks. Võime kindlad olla, et 6 või paari pärast või 6 kuu pärast tulevad järgmised versioonidesse. Jälle need tõusevad näitajad, kui targad need mudelid on. Nii ta on, aga endiselt tasub ikkagi ühele asjale vägagi tõsiselt tähelepanu pöörata. Ja see on ikkagi see, et kontrollida ja siis isegi veel kord kontrollida, mida mudel vastab. Sest et proovisin ka Gemini puhul näiteks küsida täiesti sellist igavat ja lihtsat küsimust, et millal ma saaks kinno minna vaatama filmi, kus oli see mees, kes mängis lauatennist. Ja Gemini kohe sai aru, loomulikult filmist ma räägin ja see oli kõik väga õige. Siis ta pakkus mulle ka kinoaegu ja väga, väga siiralt ja tõsiselt ütles mulle, näed, palun homme seal mingisugune saal, see kell ja see kell ja see kell ja ülehomme on see saal. Ja ma vaatasin, et pagan küll, et need kas läksid kohale? Oli see film? Ma õnneks ei läinud kohale, ma tegin tegelikult Apollo äppi ka lahti.
see pole vaja ju. AI teeb sinu eest ära selle. Ma just mõtlesin, et oleks ma saatnud agendi need pileteid ostma, no ma ei tea, kuhu ta oleks mulle pileteid ostnud. Sest et Apollo äpist paraku ei katnud nagu mitte midagi, absoluutselt, see kõik oli nagu täiesti teisest maailmast, mida mulle Gemini pakkus. Ma ei taha vanduda, aga ma ei tea, kus kurata see info sai ja ma proovisin ka nagu uurida, kus ta selle sai, aga ma ei saanud isegi teada, kus ta sai ja ma ei viitsinud aga selle teemal palju jaurata. Ehk et see nagu näitabki, et sa ei saa ikka, sa ei saa sellistes asjades usaldada. Mina tegin paar päeva tagasi sellist ülesannet, andsin agendile, et võta minu eelmise kuu pangakonto välja võtta. Lausa, sa usaldad teda. Ja kuula nüüd, kuidas ma tegin seda. Ja siis ongi küsimus, et kas see kuidas see siis võiks toimida. Ma mõtlesin, et võiks hakata iga kuu teha siis analüüsi, et kuhu raha kulub ja öeldakse, et ole oma eelarvega ja pere eelarvega tähelepanelik ja tee analüüsi, kuhu raha kulub, et siis kulub vähem. Ja mina kasutasin siis brauseri laiendust, mis on nüüd kõigil olemas ja mina kasutasin Claude'i brauseri laiendust, kus ma vajutasin nuppu salvesta. Ja siis ma läksin oma internetipanka, võtsin konto väljavõtte, eelmine kuu, konto number ja siis lae alla. Siis ta jälgis mind, salvestas omale selle asja ja siis, kui minu käsu peale, ma vaatasin, kas ta suudab nüüd sama teha. Oli pusimist. Aga lõpuks ta põhimõtteliselt salvestas selle sama viisi, et ta siis minu brauseris, minu käsu peale hakkab seda tegema. See meenutab nagu ChatGPT Atlas käitub umbes samalaadselt, jah. Et see on nagu viis, kuidas näiteks sinu kinopiletite probleemi puhul ta vähemalt ei ela kuskil agentide unelmate maailmas, kus ta saab kinoaegu, vaid ta läheb reaalsele Apollo lehele, otsib sulle selle välja, võib-olla paneb sulle ka ostukorvi ja siis sina otsustad, et kas ma siis ostan pileti või ei osta. Aga see on ikkagi, ta oli aeglane ja tegi vigu natuke. Jah, ma saangi aru, et see nagu natuke sükele kõige võtate käe kõrvale ja siis pistad nagu nina sisse. Just. Et see on see koht, kuhu see peaks minema. Aga ma eeldan, et 6 kuu pärast ma ütlen talle, mida teha ja ta läheb ise, teeb selle ära ja siis annab mulle ette vaadata, et kuule, kas see on õige tulemus või mitte. Muide üks asi, millest me ei ole saates veel rääkinudki, mulle vist praegu meenus kogu selle jutuga, et tegelikult on Google'il ka olemas selline tore lisandväärtus Gemini'le nagu Notebook LM. Ilmselt paljud inimesed seda loomulikult kasutavad, aga võib-olla keegi veel ei kasuta, siis kasutage. Selleks on täna väga äge äpp, tõmbate äppi ja Notebook LM on siis, kuidas ma ütlen, siis selline lihtne viis lasta mudelil infot otsida ainult selle infobaasil, mis sa teile annad. Ehk et laed sinna sisse mingid tekstid, failid, asjad ja siis ta teeb kokkuvõtteid ja esitlusi ja presentatsioone ja slidishow'sid ja mida iganes. Teeb ta siis ainult selle materjali põhjal. Aga seal on ka üks väike aga, et kui te näiteks juhtumisi Notebook LM-i panete mingi lingi, ma panin siin näiteks ERR-i uudise lingi ja siis ütlesin, et tee palun mulle nüüd sellest uudisest kokkuvõtte ja Notebook LM tegigi mulle väga põhjaliku kokkuvõtte. Aga nagu selgus, ta ei saa seda linki lugeda, sest et see kokkuvõte oli suhteliselt, mul hakkas nagu 3. vaatamisel tunduma, et see on natuke hõre. Ja siis ma hakkasin teda nagu kiusama, et oot, mida sa nüüd jälle siis palun tegid. Ja selle peale ta hakkas mulle muidugi vastu vaidlema, et tal on kõik väga hästi teada ja nii edasi, aga siis ikkagi selgus, et tegelikult ta ei suutnudki seda linki avada ja ta tegi selle kokkuvõtte ainult pealkirja järgi. Ta nägi lingi pealkirja ja kõik muu ta luuletas sinna juurde. Nii et igal juhul, kui te ka Notebook LM-iga tegelete, siis peab olema valvas, et tal on teksti kujul see materjal olemas, sest et ta ei suutnud avada linki, aga ega ta siis ei tulnud seda mulle ütlema. Ta loomulikult ütles, et yes boss, siin on sinu kokkuvõte. Ja veel kord kinnitab see lihtsalt sama asja nagu ka kinopiletitega, et ükskõik kus kohas, kontrolli ja veel kord. Kuidas siis on sellega, et kas nad oskavad Eesti kultuuri ja kas meie oleme piisavalt targad, et seda kontrollida nende teadmisi? Ma saan aru, et siin oli 2 paralleelset eksperimenti. See sõltub ka päris palju sellest, kuidas mis küsimusi küsida ja minu kolleeg Ott Ajots tegi igal juhul ühe testi siis nendest 2, mis Geeniuse veebis olemas on ja mida saab lugeda ja tema järeldus on tegelikult see, et antakse erinevaid vastuseid ja DeepSeek annab vastuseid, mis lähevad kokku Hiina ametliku seisukohaga, mis aeg-ajalt ei ole päris sama, kui on siis tõde ja samas muidugi nad ei ole ka väga hullud, et Hiina ametlik seisukoht ei ole päris nii moonutatud kui näiteks Venemaa ametlik seisukoht, eks ole, aga jah, nad ja päris tihti ka nii DeepSeek kui ka näiteks siis Grok keeldusid vastamast mingitele küsimustele. Ja miks Grok keeldub vastamast?
Krokk peaks olema ju see, kes on see nii-öelda libertariaan pro. Imestas ka selle üle, et kuidas just Krokk endus vastamast ja samas siis nii Krokk kui ma praegu leia kohe, kes see teine oli, kelle puhul on siis kirjas nende andmetes, et nad võtavad osaliselt andmeid Wikipeediast, eks ole, ja Wikipeedia andmed on siis meil praegu sellised nagu ta on, et mõned on õiged, mõned mitte, eks ole. Aga üldiselt oli see, et ikkagi nagu lausvalet enamus neist ei pajatanud ja ka said ikkagi nagu selles mõttes sellist enam-vähem mõistlikku infot kõigile, et päris propagandat nagu väga ei aetud, et okei, tõepoolest Deepseek ütles, et Kaja Kallas sündis Nõukogude Liidus, eks ole. Samas kui Krokk ja Gemini ütlesid Eestis ja ChatGPT ütles Eesti NSV-s, see on üks näide näiteks. Ma saan aru, et Ott ise tegi selle testi, nii et ta ikkagi ju reaalselt küsis nende mudelite käest. Ja ta oli valik küsimusi ja siis ta võttis nad kõik ette järjest ja küsis nende kohta küsimusi ja tegi kuvatõmmiseid ja postitas neid, nüüd saab sealt artiklist lugeda. Kindlasti minge lugege, mina lugesin teist artiklit, kus Novatori tiim pani siis keelemudelite näpud piltlikult öeldes kitsamasse kohta vahele Eesti kultuuri ja keele küsimusel ja iseenesest see oli ka väga tore ettevõtmine, aga ma tooksin sealt välja paar asja, seda saate ka loomulikult minna lugema ERR-i saidi peal, Novator tegi sellise toreda testi. Aga esimene aga oli selles, et ma tundsin, kuivõrd ebakultuurne inimene olen juhtumisi mina ja ma kahtlustan, et väga paljud teised Eesti inimesed, sest kui ma vaatasin neid kultuuriloo küsimusi, siis esiteks tundus, et kindlasti oleks võinud sinna keelemudelite kõrvale panna ka ühe keskmise eestlase ja vaadata, kuidas keskmine eestlane vastab. Sest et ei oleks võinud. Ma loen ühe küsimuse ette. Kui teil juba ennem küsimuse lõppu hakkab suitsu kõrvadest tõusma, vabandan, aga see väga pikk ei ole. Kultuuri küsimus. Ühenda järgmised vihjed ühtseks tervikuks. 1. Kreeka maadeavastaja Püthäse kirjeldus tuulest, kus meri pole enam vedel ega maa tahke, vaid meenutab merikopsu. 2. Lennart Meri teoses Hõbevalge esitatud hüpotees selle kirjelduse tegeliku põhjuse kohta. 3. Kaali kraatrist leitud mikroskoopilised asitõendid. Mida pidas Lennart Meri selle tardunud segu all silmas ja milline keemiline element domineerib neis mikroskoopilistes asitõendites? Jeerum. No see on mingi kaali meteoriidi mingi keemiline segu. Mul hakkas peas uitsema tõesti praegu. Sellest küsimusest ei saa ükski normaalne inimene aru esimese korraga lugemises ja võib-olla isegi mitte 5. korraga lugemises. Ja siis oli ka loomulikult oodatav vastus ja oodatav vastus oli siis selline, et ChatGPT ja Gemini andsid justkui vale vastuse. Ja siis mul tekkis kiuslik huvi, kuna ma neid mudeleid kontrollin või kasutan kõige enam, siis kontrollida neid, et pagan, et kui üldse keegi annab sellele mingi vastuse, kuidas on see võimalik, et sealt tuleb vale vastus. Ja minu katsetustes mõlemad mudelid andsid sellele küsimusele õige vastuse. Ja see õige vastus oli, et Lennart Meri arvates kirjeldas Püthäas Kaali meteoriidi langemisel ning sellele järgnenud loodusnähtusi ja protsesse. Ja need elemendid olid siis raud ja nikkel. Selline lihtne vastus sellisele küsimusele, millest ükski inimene aru ei saanud ja need mudelid tegelikult vastasid ka õigesti. Ehk et selle pika jutu mõte või sisu on tegelikult see, et ükskõik kuidas sa neid mudeleid tegelikult testid, siis iga kord küsides võid sa põhimõtteliselt võib-olla saada ka erineva tulemuse. Võib-olla mingi ajalõikes saad sa juba erineva tulemuse. Ja fakt on see, et kui sa esitad juba sellise küsimuse, kus kõikidel inimestel hakkab suitsu kõrvadest tõusma ja siis selle järgi hakkad mudeleid hindama, siis tegelikult see ei oma eriti reaalsusega minu arvates nagu mingit seost. Ma ei tea mida see uuring annab, et ma vaatasin, et ta suhteliselt nõutu näoga, sain sealt teada punkt 1, et ma ei ole kultuurne, punkt 2, et need punktid olid seal valed ja punkt 3, et enamik keelemudeleid on väga kultuursed. No mida see näitab on see, et kui sa nüüd näed lõpuks rohelisi vastuseid kõikides selles tabelites, siis see ütleb seda, et meie väga kõrgelt haritud Rahvusringhäälingu teadustoimetuse tarkade küsimuste vastustele saab AI nii hästi hakkama, et enamik, ma ütleks 90–99% Eesti elanikkonnast on nendest AI-dest palju rumalamad. Ehk siis, kui seal kõik on need rohelised, siis on tarkus. Et kui te seda tabelit vaatate, siis põhimõtteliselt need ainsad 2 punast ristikest olidki need mainitud ChatGPT ja Gemini, kui me räägime kultuuriloost, et kõik ülejäänud olid rohelised ja minu katses olid ka need rohelised. Ja põhimõtteliselt see kõik oli roheline. Tead, ma vaatasin nende tulemusi, need, mis sa ütlesid, mis 2 said punast sinu küsimusele, need ka tõlgendavatavad, et seal võiks loeda ka õigeks, aga nad ajast ka hägusele küsimusele häguse vastuse, nii et... Küsimus oli erakordselt hägune ja muidugi seal on ka tegelikult teine valdkond olid keeleküsimused ja üks väga lihtne küsimus oli, et mitu ä-tähte on sõnas jää-äär. Ja ka väga palju punaseid riste seal oli ja mina proovisin jälle neid mudeleid, mis mul kohe olid varnast võtta
ja mina sain teada, et ChatGPT ütles väga hästi, et seal on 4 hääd ja kõik oli korras. Küll aga Novaatori teadlased on saanud, et ChatGPT vastas valesti. Muide, see on väga praktiline mure. Ongi, et ta vastab sulle vahepeal õigesti ja vahepeal mitte. Ja see, tuleme jälle tagasi, mis sa ütlesid ennem. Kordame, paneme selle oma saate kõlliks, usaldaga kontrolli AI-d. Kontrollida ja siis isegi veel kord kontrolli AI-d. Kui sa kibid see vastu, siis mida sa teed? Kui Gemini ütleb, siis mida sa teed? Kui Claude arvab, siis mida sa teed? Kui Grok räägib, siis mida sa teed? Kontrolli AI-d. Sa usaldad. Aga kontrollid Sa usaldad. ja siis kontrollid ja veel kord kontrollid. Aga minu arust, mul on nagu kontseptuaalne selline, kui nii seda sõna võiks kasutada, ma ei tea, mis see tähendab, AI teab äkki. Ja mul on selline etteheide, et nagu fakti küsimused AI-lt, nagu AI ja nende faktidega väga raske. Ma vaatasin üks päev inimene andis ülesande, et AI loeks 1-200, nagu loetleks numbreid. Ja ta on seda 6 kuud üritanud teha iga uue mudeliga ja need ei suuda lugeda 1-200. Ehk AI on võib-olla väga hea arutleja ja analüüsija, nagu sa ütlesid, see Notebook LM-i näide ja ka muud näited, mille pealt on treeninud, teeb sulle kokkuvõtte ja annab sulle arutlusmaterjali. Ja võib-olla ta on hästi struktureeritud valdkonnas, programmeerimine. Seal ta suudab teha väga nagu head väljundit, aga selline ebamäärane nagu kultuur ja keel, kus sa üritad faktile vastust saada, võib-olla see nagu mõõdupuu on natuke vale seal. Ma nõustun sellega jah, sest et tegelikult ikkagi keelemudelite olemus on olla, kuidas ma ütlen siis mõnes mõttes selline omamoodi närvivõrk ikkagi. See ei ole see, et kui me küsime keelemudeli käest palju on 2+2, et siis ta paneb 2 tikku ja paneb sinna veel 2 tikku kõrvale ja loeb need kokku. Et tegelikult keelemudel lihtsalt siis vaatab statistiliselt, kuidas sõnad 2+2 on tema andmetes esinenud ja mis on seal tõenäoline vastus ja see kõik on tegelikult jube keeruline. Ehk et see mõtteprotsess ongi selline, et faktiliste andmete kontrollimiseks ei ole see võib-olla jah kõige õigem koht. Mis on väga hea muide selline viide järgmisele selle teatele, mida tahaks vahendada, et Tallinna Ülikooli teadurid analüüsisid, kas tehisaru aitaks hinnata eesti keele eksamid. Ehk siis noorte eksamid, mille tehakse 9. klassi lõpus. Need kirjutamisülesanne, vanasti nimetasin see kirjandiks, et kui hästi ta oskaks ja see muide ei ole see matemaatikaeksam. Eesti keel ma saan aru. Siin sa hindad nagu palju sellist, ütleme, võib-olla nagu mitte 1+1 võrdub 2, aga ütleme, kas see mõttearendus, sõnavara ja loogika on nagu suhteliselt õige või ei. Ja mida nad teada said, olid see, et inimeste vahel võib olla see päris suur varieeruvus, kuidas üks eksami hindaja, mis hindada annab ja teine, siis ma ei tea, pedagoog annab hinde eksamile. Aga keelemudeli vahel on see nagu palju väiksem see varieeruvus ja üsnagi sarnane selle päris inimesele. Ja see algatus ju ongi selline, et miks mitte võiks keelemudel ollagi üheks nendeks hindajaks seal ja see ei tundu mulle iseenesest nagu ebamõistlik, sest tõepoolest keelemudel keelt oskab väga hästi hinnata ja see ei tähenda, et inimene peaks sealt võrrandist nüüd ära kaduma. Just. Aga see tulemus ju näitas ka, et kui inimesed hindasid nii teisiti ja kolmandat moodi, siis tegelikult keelemudeli hinnangud üldistades kattusid inimeste omaga, aga kui üks inimene ütles 30% ja teine ütles 60%, siis keelemudel ütles enamasti 45%. Et keelemudel jäigi nagu sinna vahele, ma saan aru, nagu üsna ühtlasesse vahemikku. Ilmselt jah, just on asi, mida kaaluda, et kuidas keelemudel saaks teha hindamist nagu üks lisanduv hindaja, mitte et ta asendaks inimesi, vaid täiendaks inimesi. Kuule, aga võtame järgmise rubriigi ette, enne kui me ülejäänud veel teateid ja uudiseid kommenteerime. Või tegelikult mul on üks AI valdkonna, kui me paneme AI, siis ma tahan selle ära jagada. Hoopis teisest valdkonnast, aga äkki praktiline teade kõigile, kes sõidavad autodega. Nimelt on telefoniliides CarPlay, mis on paljudes moodsates autodes, et oma iPhone'i sisu peegeldada autoekraanile. Sinna on tulemas nüüd ka siis nende suurte AI äppide tugi, mis on, võime kohe arutada, kas see on hea või mitte, aga mõte on siis see, et see on iOS-i iPhone'i opsüsteemi järgmise versiooni betas on näha, kus siis autoekraanile, kui sa ühendad telefoni autoga,
tekivad nende äppide ikoonid, kasutad sa siit OpenAI ChatGPT-d või Geminit või Claude'i. Et sa saad siis sõidu ajal, sa näpi telefoni, sa käivitad selle ja ilmselt siis heli rääkimise teel nõu pidada selle nii-öelda äpiga, mis on teada, et hetkel on näha sellest koodist, et sellel AI äpil ei saa olema kontrolli auto üle. No aga võiks ju. Mis on minust huvitavas? Just, mis on huvitav? Ma ei taha ju seda, et ta pööraks rooli ja pidurdaks minu eest, sest kui hallutsineeriv mudel seda teeb on kahtlane, aga kui ma tahan talle öelda, et kuule, pane sealt otsi raadiojaamade nimekirjast mulle klassika raadiosagedus üles. Ma ei tea. Oleks ju kasulik. No, seal ta oleks kasulik. Mulle jääb tegelikult selle uudise valgus natuke segaseks, et kui tal ei ole kontrolli üldse auto üle, kaasa arvatud need raadiojaamade üle, no mida see üldse teeb, et sama hästi võid sa siis autos niisama ka ChatGPT-ga maailma asju arutada. Sa ei või, sest seadus ei luba sul puudutab oma telefoni. Sa saad talt küsida sõidu ajal, et sa võid talt küsida näiteks sellise küsimuse. Kreeka maadavaste püütjas kirjeldas tuulest, kus meri pole. Just, seda ma võiks ilmselgelt sellest küsida, aga selleks ei pea ta mul ju läbi selle CarPlay seal autoekraanil tegelikult olemata või mul lihtsalt käed vabad režiimis ka telefonina olla, et minust nagu ainuke mõte oleks ikkagi selles, et ma saan just öelda, et ma ei tea, täpselt avaaken või otsi mingi sagedus või et ta teeks asju, mida muidu teeb siis see natukene lihtsameelne hääleassistent, et seda võiks siis ju teha siis see targem hääleassistent, mis muide ju Android autos ma olen aru saanud, et Ameerika regioon ja vist mingid muud regioonid ka, kus peaks juba Android autos ka möllama Gemini ja seda saab teha, aga ametlikult vähemalt minu auto ekraanil ei ole Gemini'd küll jõudnud ja ei ole ta jõudnud ka muide Google Home'i, olgugi et ta juba ka eelmisel aastal Google Home'i just ka hakkas kusagil regioonides USA's jah, kahjuks Eestis. Ja, aga Google Home'i muide on jõudnud, ma tegelikult paletasin, Google Home'i ta ei ole jõudnud selles Nest kõlaris, aga Google Home'is on Gemini täiesti olemas, kui ma suhtlen seadmega või telefoniga või kellaga või seal on Gemini Google Home'is olemas juba mõnda aega ja aga autos teda sellisel kujul ei ole, aga ma saan aru, et kui ta Android autosse jõuaks, siis ikkagi just see mõte oleks selles, et ta neid raadiosagedusi sealt leiab, et ma nagu tahaks loota, et ka Apple CarPlay puhul siis ta saab ikkagi teha rohkem kui lihtsalt telefon minu taskus. Kui me juba rääkisime siin natuke sellest, kuidas autoga on suhelda ja juhtida ja sõita, siis ma arvan, et on see hea viide järgmisele rubriigile või blogile. Me oleme siin rääkinud erinevatest sõidukitest, mis on huvi pakkunud ja täna on meil, Glen, sa oled jagamas oma kogemusi sellise võimsa nimega sõidukiga nagu Cupra Terramaris kogemusi. Tõsi, sattus see auto mulle erinevatel põhjustel asendusautoks üheks nädalavahetuseks top-autost ja tundus selline huvitav, et ei olnud sõitnud ja tal on ju elektriosa ka, et ta ei ole siis ainult selline autoentusiastide auto, tahtmata kasutada seda 4-tähelist sõna, et ta on ikkagi nagu huvitav auto, ta sõidab elektriga, sõidab bensiiniga ja ma ei ole nende hübriididega liiga palju sõitnud, et olen nende Hiina hübriididega ka siin sõitnud, aga viimastel päevadel, nädalatel on siin ka olnud üsna selliseks kuumaks teemaks just see kütusekulu teema ja kuidas ikka hübriid siis näitab, et ma ei tea, ta võtab 0,5 liitrit 100-le ja siis tal on mingid väga madalad saastenormid ja siis kõik autotootjad plaksutavad käsi ja kuidas siis tegelikkus on. Selle kohta on eesti keeles või inglise keeles sõna scam ja see tegelikult on, et mina leian, et pistikübriide ostetaksegi selle jaoks, et petta välja riigilt maksutagastusi, eks ole, vähemalt Lääne-Euroopas see päris tihti nii käib ja need inimesed, kes on ostu mulle pistikübriidi ettevõttele maksude nimel päris tihti, kui nad liisingu lõpus annavad selle auto tagasi, siis nad pole kordagi laadimiskaablit välja võtnud näiteks, nii et selles mõttes jah. Aga sõltub ka, mis sorti hübriid see on, kas see Cupra Terramar on see, mis nii-öelda sõidad ja siis tal kõhus on patarei, mida mootor lae peal kasutab või on ta puhas elektrirežiimis autoga? Ei, no ta on ikkagi see auto, mille nimi on siis PHEV.
Pistikhübriid. Ja pistikhübriid eesti keeles jah. Ehk et on auto, mida sa saad laadida. Ma kohe küsin, et kui palju saab aku pealt sõita laetumus? No vaat nüüd ongi need huvitavad küsimused kõik. Tal on 25 kilovatt-tunnise brutomahutavusega või siis 19 midagi neto. Nii et ütleme siuke 20 kilovatt-tunnine aku, mis muide on siis samas suurusjärgus nagu oli esimesel Nissan Leafil, mida on mul olnud ka au omada ja seal ei olnud bensiinimootorit, seal oli ainult täpselt sama suur aku ja selle autoga sai ka sõita ikkagi mõned kilomeetrid. Leaf on muidugi kergem, eks? Jaa, tead, ma ei olegi selle Terramari kaalu vaadanud, sest Terramar on ikkagi linna džiibikas jah, et ta ei ole suur auto suhteliselt ikkagi. Suhteliselt suur auto ikkagi ja väga ägeda välimusega, see on tore auto ja siuke sportliku olemusega seest. Aga jaa, saab sõita siis selle 20 kilovatt-tunniga, noh, mul oli just -10 kogu aeg akna taga, nii et üsna krõbe ilm. Ja siis selline 60-70 kilomeetrit umbes täpselt, et sinna kanti. Ja see kulu ikkagi, mis oli nagu kummaline, jah, mul on elektriautodega ju üksjagu siin kokkupuudet olnud ja hübriidid, ka see auto tõestas järjekordselt seda, et millegi pärast hübriid ainult elektrirežiimis on nagu väga-väga janune elektri järgi. Ehk et selle sama -10-ga tegelikult ta näitas ikkagi keskmist kulu elektriga mulle kogu aeg 50 kandis. Aga siin on küsimus. 50 oli kogu aeg ja kui ma nagu võtan siis tavalise elektriauto, millel seda bensiinimootorit seal kaasa ei lohistata, siis täpselt samades oludes näitas see teine elektriauto siis mulle numbreid 25-30, sama külmaga. Siin on kohe küsimus see, et kuidas on salongi kütte üles ehitatud, et normaalse sisepõlemismootoriga autol tuleb sealt mootorist sooja õhku, mis aitab salongi soojaks kütta ja normaalsel elektriautol on soojuspump. Aga kas pistikhübriidil tehakse siis niimoodi, et kui sa oled valinud elektrirežiimi, et siis pannakse mingit elektriradikat tööle, mis võtavad tohutult elektrit? Vaat see küsimus on iseenesest hea küsimus, sest et see konkreetne Terramar muide ei pannud, mida peab ta ütlema tema kiituseks võib-olla, et kui ta oli ka selles hübriidrežiimis ja elektrirežiimis ehk et alustades veel kaugemalt, et mis oli väga tore, et kui sa istusid sinna autosse ja sul oli aku täis laetud, siis ta tegelikult igal juhul põhimõtteliselt sõitis nagu elektri ära. Et ta ei olnud niimoodi, et ta pani selle bensiinimootori käima ja siis jauras sellega ja siis sai sealt täpselt aru, mis toimub. Kui tal vähegi oli akus elektrit, siis ta tegelikult kogu aeg sõitis selle pealt. Ja mul isegi oli nagu natuke lootus, et kui õues oli tõesti see -15 või -10, et et pane see bensiinimootor käima, et sealt tuleb ju palju sooja, et seal teatavasti põlevad asjad ja et mis see jamad selle elektriga, et kui seda on nagu nii vähe, et miks sa sellega pead siis veel salongi soojendama. Aga ta ei pannud mootorit käima. Tegelikult mootori nõustus ta ainult käima panema tõesti siis, kui ma sundisin ja see sundimine oligi siis nii, et sa paned ta hübriidrežiimi ja vajutad siis hästi palju kiirendipedaali, siis ta saab aru, et jõudu on vaja rohkem, kui akust, patareist ja mootorist kokku tuleb ja siis ta käivitas bensiinimootori või sa siis ütled talle, et säilita aku taset. Aga iseenesest oli väga nagu sirgjooneliselt tehtud ja ta kogu aeg tahtis sõita elektriga ja muide ta ei läinud ka tõesti selle elektri pealt üldse nii ruttu ja nii hästi soojaks, nagu ma oleks eeldanud oma tavalise auto pealt, mis on ainult elektriga ja mis läheb nagu erakordselt ruttu soojaks. Et ta läks tõesti aeglasemalt soojaks, kui ta sõitis ainult elektriga. Nii et seal võib-olla tõesti on ka see küsimus, et äkki tõesti see soojendus röövis nii palju. Igal juhul ta võttis nagu metsikult palju elektrit külmaga ja sõitis siis ainult elektriga. Ja isegi kui sa siis vajutasid kiirendipedaali täiesti põrandani, ka sellisel juhul ta ei käivitanud bensiinimootorit, kui ta oli elektrirežiimis. Nii et sa said üsna muretult selle elektriga sõita. Aga kulude koha pealt ja mis on siis huvitav ja mida need hübriiditootjad ju kõik väga rõhutavad ja jutu alla peale ja söögi alla peale, et kui vähe võtab hübriidauto bensiini ja loomulikult see bensiinikulu on ju arvestatud nii, et elekter tuleb meile seinast ja tasuta ja siis öeldakse, et hübriid võtab mingi 0,4 liitrit 100-le ja see on ju praktiliselt olematu kulu ja keegi ei maini, palju ta siis elektrit võtab samal ajal 100-le. Ja tegelikult, kui sa hübriidrežiimist aga nüüd niimoodi siis sõitsid, et aku ei olnud päris pilgeni täis ja ikkagi jõulisemalt siis üritasid kiirendada natuke aeg-ajalt ja ikkagi vaatasid, et see bensiinimootor käivituks või sõidaksid maanteele. Muidugi maanteel ka ta tegelikult 140-ni sõidab ainult elektriga, kui tal vähegi akus ikkagi piisavalt elektrit on. Nii et ega ta elektrirežiimis ka ei pruugi maanteel sugugi seda bensiinimootorit käivitada, aga hübriidrežiimis ta siiski seda tegi meie maanteekiirustel. Ja sellisel juhul
siis sellest 5-60 kilovatt-tunnist 100-le, mis muidu kogu aeg oli üsna tavaline selle külmaga, sai siis umbes 18-19 kilovatt-tundi 100-le, aga sinna juurde siis lisandus umbes 3-4 liitrit bensiini ka 100-le. Ja siis ma võin nüüd arutada kokku, palju läks raha. Et mis on ikkagi suhteliselt soodne, sest tegelikult 3 liitrit 100-le -10 kraadi juures õues ei ole ju väga suur kulu, kui ma sõidan ikkagi seal 100 kilomeetrit tunnis. Ja tegelikult elektrikuluga 18 kilovatt-tundi 100-le on suhteliselt okei, et isegi väiksema akuga või väiksema autoga külmaga sõites kipub see elektrikulu olema suurem, nii et selles mõttes see oli hea elektrikulu ja kahtlemata hea bensiinikulu. Aga loomulikult elekter ei tule ikkagi tasuta, ma pean igal juhul arvestama selle elektri hinna ka sinna võrrandisse sisse, et ma ei saa ju ainult öelda, et vau, et mul on selline auto, mis võtab 3 liitrit 100-le, siis üldse jätan nagu ütlemata, et palju siis elektriga mul seda raha sinna sisse läks. Ja loomulikult peame siis arvestama seda, et kui need 6-70 mis iganes kilomeetrit, mis siis elektriga mul õnnestub selle akupaki pealt sõita läbi saavad, siis on lugu teine. Siis hakkab see auto võtma bensiini põhimõtteliselt täpselt nii palju, nagu ikka üks bensiiniauto võtab bensiini. Et muidugi seal on tore mootor, seal on 1,5 liitrine turbomootor, mis peaks olema varieeruva turbogeomeetriaga, nii et on selles mõttes väga äge mootor ja väga efektiivselt töötav, nii et selles tore bensiinimootor on seal lisaks, mis võib-olla ongi väga ökonoomne, et ma tõsi seda ei proovinud nii väga metoodiliselt, et kui mul tõesti üldse nüüd elektrit ei ole, palju ta võtab bensiini või kui ma käsin tal hoida seda nivood. Aga no ma kahtlustaks, eks ta seal maanteekiirusel selline 7-8 ikka on, et sealt mingit imet ei tule. Ehk et selle pika jutu sisu ongi see, et kui hübriidis elektrit ei ole, siis ta tegelikult kasutab bensiini täpselt sama palju, võib-olla isegi natuke rohkem mõnikord, kui siis samasugune säästlik bensiiniauto. See on nagu okei, et mõnes mõttes hübriidi lubadus on see, et kui see elekter saab otsa, siis sul on tagavaraks võtta bensiiniauto. Ja nii ta on, aga mis selle hübriidi puhul on nagu kontseptuaalne miinus ja mis jääb nagu ka tihti ridade vahele, on see, et igasugused võimsusnäitajad ja mis iganes me siin kiirendused 100-ni ja kõik, mida me loeme, mõnikord isegi veoskeem lausa. Et on ju nii, et bensiinimootor näiteks käitab ainult mingid esirattaid ja elekter võib ainult taga ja põhimõtteliselt kõik need numbrid on öeldud eeldusel, et mõlemad mootorid töötavad. Ja seal tekib ka selline hõre moment, sest et kui ma sõidan linnas ainult elektriga, siis mul ei ole üldse neid lubatud näitajaid ju. Mul ei kiirenda auto 100-ni mis iganes sekundiga ja mul ei ole üldse võib-olla 4-veoline auto. Ja siis ma sõidan ainult elektriga, aga ma nagu olen ostnud just ka auto, millele ma tean, et vau, see läheb mul, ma ei tea, 5 sekundiga 100-ni või 6 sekundiga 100-ni, aga tegelikult ainult elektriga ta kaugeltki nii ei lähe ja ainult bensiiniga ta ka kaugeltki nii ei lähe. Aga reaalne olukord selle hübriidiga sõites ongi see, et ma ju ei piitsuta mõlemast mootorist välja viimast, vaid pigem siis ökotakse elektriga. Ja siis kui vaja on, siis tuleb bensiin appi. Eks pistikhübriid kui selline ongi selline, ma ütlen, mina ei ole kunagi olnud väga positiivselt meelestatud nende suhtes, aga inimestele nad kohati meeldivad ja muidugi tootjad teevad ju ikkagi seda trikki, et päris tihti pakutakse seda pistikhübriidi lahendust praktiliselt sama hinnaga kui bensiinimootoriga autot ja mõnikord ka odavamalt kui samaväärselt või sarnast elektri siis need akuga autot, eks ole, et see hind on võib-olla mõistlik, aga minule tekitab alati nagu sellist kahtlusi ka see, et kui sul on nagu 2 süsteemi, et kui sul on elektriauto ja siis sa pead ikkagi sinna elektriautole panema veel juurde käigukasti, sest sul on bensiinimootor ka, siis nagu kõik läheb keeruliseks ja kogu see asi on nagu kõik on nagu topelt ja kas seda kõike tegelikult ikkagi vaja, et äkki ta võiks ära osutada, et kui ma sõidan põhiliselt linnas, ma ostan elektrika ja kui ma sõidan tõesti pikki otsi kogu aeg, siis ma ostan endale, ma ei tea, diisli või bensuka, et see on nagu sihuke, aga see selleks iseenesest nagu brändina, ma tean, et sina oled Cupra omanik ja minule on ka Cupra alati meeldinud, mul näiteks bensumootoritega masinates meeldib väga nii just oma välimuse poolest nii sees kui väljas Formentor ja tegelikult näib, et Cupra on selline suur edulugu, et ta on nagu Volkswagen Grupis selline uus või teine Škoda, mis nagu on oma uue brändina suhteliselt, eks ole, üsna edukaks saavutanud ja võib-olla kurb nüanss selle juures on see, et siis see nüüd Cupra emafirma Seat on tegelikult nüüd kuidagi lükatud tahaplaanile ja jäänud selliseks säästumudelite tootjaks nii kaua, kui ta üldse enam on, eks ole, ja Cupra on sellise nagu lipulaeva brändi seal Hispaania autotootmises üle võtnud, eks ole. See on kindlasti õige fakt ja omamoodi on ka
noh, mõnes mõttes on naljakas ja kurb ja kõik kokku see, et tegelikult kui Cupra varem oli ju selline Seati nagu noh, autoentusiastide bränd, ütleme jälle, selline nagu kõige võimsam, kõige ägedam ja nii edasi, siis nüüd, kuna Cupra on kujunenud igas mõttes ägedamaks, nüüd on Cupra valikusse lisandunud ka sellised ökomudelid justkui, et omamoodi on nagu kummaline, et noh. Kummaline on see, et on Seat Leon ja on Cupra Leon, eks. Et nagu tarbija jaoks jah, seda tõesti väga segaseks, aga jah, kokkuvõttes ma ei tahtnud üldse nüüd öelda selle pikema heietusega selle pistikhübriidide hingeelu teemal, et see Terramar oleks kuidagi talumatult halb auto, vastupidi. Ei, ma arvan, et on halb auto. Jah, ta on väga ilus auto ja ta on ka pistikhübriidide mõttes täiesti ägedalt töötav auto. Võib-olla enda vabanduseks selgeks ütlen, et ma ei arva, et pistikhübriidid oleks tingimata halvad autot. Aga lihtsalt küsimus selles, et hind ja versus eriti, kui see garantiaeg läbi saab selle nii-öelda remondi potentsiaalne keerukus, eks ole, või on need asjad, mis tekitavad võib-olla natukene selliseid minus kõhklusi. Aga kui ma seda hea hindaga pakutakse, aga võtaks ikka. Ei no muidugi, aga ma arvan, et Meelis ütles tegelikult üsnagi tabavalt kohe selle sektsiooni alguses ära selle suure kategooria põhjuse, miks neid autosid toodetakse ja miks müüakse ja ostetakse. Ma saan aru, et tegelikult Euroopa Liidus... Suure autovärgi puhul sa viid selle keskmise alla ja näitad, et meil on keskmiselt väga ökonoomsed. Ja ma olen aru saanud, et Euroopa Liidus tegeletakse sellega, et seda keskmist, et autotootjad saaks seda keskmist nii-öelda, noh, ma ei tahaks nimetada seda valetamiseks, aga ilustada nii palju, nagu seda praegu teevad ja võib-olla see tegelikult paneb sellele veidi päitseid pähe. Teistpidi on jällegi see, et teades, kui suured raskused on Euroopa autotootjatel siin Hiina turu ärakukkumisega ja Hiina elektriautode Euroopasse tulemisega, siis võib-olla see on neile nagu veidi selline päästerõngas ja kui me Euroopa patrioodid oleme, siis me võib-olla ei peaks liiga kriitiliselt nende hirvatud olema, kes teevad pistikhübriidid, eks ole, üritavad sellega võib-olla vee peal olla. Ja kindlasti mitte, sest tegelikult auto kui sellisena, mis oli ka minu jutust, ma käis võib-olla läbi, aga ma ei rõhutanud piisavalt, tegelikult see nagu osakaal, millega sa siis sõidad ja kõik see oli väga selgelt lahendatud, et nagu ma ütlesin, ta oli kogu aeg elektrirežiimis, kui sa ei tahtnud teda sundida kuskile, et see oli nagu hästi äge, et sul oli väga hea ülevaade sellest autost. Võib-olla ütlen siia vahel veel sellise kuidagi nagu kommentaari ka, et minu arust on eriti mõttetu olid esimesed pistikhübriidid, kui seal oligi see aku oli pisike, sai seega sõita 20 kilt, eks ole, ja siis nagu, noh, see oli puhtalt nagu maksulahendusse pakkumine. Aga nüüd, kus ikkagi nagu enamik, ma ei märganud, kui palju sa ütlesid selleks läbisõiduks, aga kui sa saad ikkagi nagu selle... Külmaga 6-70 suvel võib-olla 100 ei ole võinud. Ma mõtlengi, et see 100 kilomeetrit on see piir, mille juurest nagu see lahendus läheb tegelikult päriselt mõistlikuks, et siis on nagu see, et sa ikkagi liidast tiirutad sellega puhtat elektriku eeldusel, et sul on see laadimisvõimalus, mis on ka ainuke põhjus, miks sa pistikhübriidi ostma peaksid ja kui sa tahad kaugemale sõites, sõidad nagu rahulikult kaugemale, et 100 kilomeetrit on see maagiline piir minu arust, kus kas või suvel kus siis asja mõte muutub mõttekaks. Siis ma sõitsin siin palju sellist linnavälist otsa, mille pikkuselt täpselt 100 kilomeetrit ja tegelikult kui ta nüüd maanteel hakkas natuke seal bensiini ka põletama ja siis natuke elektrit ka võtma, siis iseenesest sellise kokkuvõtlik sõiduga ma ei sõitnud selle 100 kilomeetriga teda ka praegu tühjaks, olgugi et alguses näitas, et ma sain sõita ainult 60, siis kui ma olin 50 kilomeetrit ära sõitnud, siis ta näitas, ma saan elektriga sõita veel 40, et tegelikult ta võttis siis nii bensiinipaagist kilomeetreid vähemaks ja võttis siis elektripaagist neid vähemaks, nii et summaarselt ta oli täiesti siis nagu need kulunumbrid, mis ma ennem ette lugesin, nendega ta seal maanteel sõitis, et ma ei pidanud sõitma siis ainult elektriga, nii et iseenesest kõik see tegelikult liigitub muidugi plusside poole, aga võib-olla jah, minu jaoks nagu selline suurim miinus kogu selle hübriidinduse juures sellise kontsepti puhul ongi just see, et mul ei tule neid autosuutlikkuse ja sõidudünaamika näitajaid eraldi nendest mootoritest, et mulle tegelikult nagu väga võib-olla hoopis meeldiks siis selline lahendus, et nagu BMW tegi i3 puhul ja siin vist olid Nissanil need E-seeria autod, mille puhul see bensiinimootor ongi nagu ainult generaator. Tahtsin nagu... samasse jõuda, et see on nüüd EREV ehk siis generaatorina ja Hiinas on need nagu järjest populaarsemalt muutunud, aga mulle tundub, et seal on ka mingid agad, mille pärast need Euroopa tootjad eriti ei tee. Aga seal on ju lihtne see, et sul sellises juhus ei ole vaja käigukasti, sul jäävad alles kõik need elektriauto sõidudünaamika omadused, eks ole kohe, et see on nagu minu arust selline väga hea lahendus seni, kuni meil elektriautod laadimine läheb kiiremaks ja sõiduulatus läheb 1000 kilomeetrina üle, eks ole, et mis kunagi neist juhtub. Aga seni ma arvan, just selline generaatoriga
bensiini või jah, generaatoriga elektriauto on võib-olla kõige mõistlikum lahendus, aga häid neid tegelikult on praegu veel vähe, eks. Siin jääb küll küsida, et huvitav miks, et kas on kusagil mingisugune aspekt, mida meie siin oma heietusega ei ole tabanud, et miks neid siis on nii vähe, sest tõepoolest tunduks ju nii lihtne panna sinna generaatori otsa bensiinimootor. Autodega kursis olevad kuulajad võivad meil nüüd kirjutada ja öelda, miks me eksime. Võivad meile kirjutada, et miks neid ei ole, sest selline hübriid oleks ka väga äge, see lahendaks kohe ka selle probleemi, et mul ei tule sealt elektrimootorist otseselt juurde enam võimsust. Mulle tuleb sealt juurde ainult elektrit, kui vaja on ja mul tegelikult kogu see võimsus tuleb siis sellest elektrist, nagu selle auto spetsifikatsioonides kirjas on. Aga positiivse noodi lõpetades see Terramar on tegelikult äge auto ja seal on muide tulnud tagasi roolisoojenduse nupp näiteks. See on väga oluline. Peale pandud. Praegusest talvest nupud. Ja Android auto, ma Apple CarPlay'd proovinud, toimis nagu erakordselt ruttu, erakordselt hästi. Nii et selles mõttes vähemalt Vaak-grupp on teinud küll toredaid samme positiivsuse poole, aga ikkagi kui ma võrdlen nagu seda või tegelikult ma ei võrdle, ma muidu hakkan jälle jaurama pikalt, ma ei hakka võrdlema, et tegelikult on omas klassis on ta nagu äge auto, kui sa tahad sellist linna džiibilikku, võib-olla natukene suurema tundega pistikhübriidi, mis mõnes mõttes on ka soodne. See on, ma arvan, hea kokkuvõte. Kui sa tahad pistikhübriidi, siis see võib-olla on hea pistikhübriid. Muide siiski tead, üks aspekt, ma siin mainin sellega ära, see on oluline aspekt, ma proovisin ka seda kiirlaadijas laadida. Ja tõepoolest kiirlaadijas, kui õues oli -10 kraadi ja see aku ei olnud ikka päris tohasoe, siis kiirlaadimiskiirus oli näiteks 16 kilovatti. Väga väike. See on ka üks probleem tegelikult just selle suuremate akudega pistikhübriidi puhul. Aga jah, ilmselt suvel oleks olukord teine. See ei ole ju vist selle auto probleem. Teen siin lõpus veel... see on aku probleem, jah. Teen siin lõpus veel reklaami kolleegidele Autogeeniuses, kes hiljuti avaldasid siis Euroopa, mis Saksamaa, kui mälu mind ei peta, ülevaatust statistika jälle, mis on uuendatud ja seal samamoodi Vaak-grupp teeb päris kõvasti ilma, sest et nende töökindlus on läinud paremaks ja on üllatavalt hea. Nii et ka vanematel autodel. Lugege seda artiklit Autogeeniusest. Lugege. Ja kirjutage meile oma mõtteid aadressil digisaadet.geenius.ee ja siis tulge tagasi nädala aja pärast. Võib-olla loeme paremad kirjad ette ka, sest et tänase saate aeg on läbi ja meie oleme tagasi eetris 1 nädala pärast. Digisaade, selge vaade, digisaade, digisaade, selge vaade. Kõlab selgelt päris hea.